ülempreester Kaifas oli hea poliitik. See kuuluski tema ülempreestri ameti juurde. Toona ei olnud ülempreester Iisraelis sugugi pelgalt vaimulik, vaid tema vastutada oli ka rahva heaolu, oli omamoodi kohalik omavalitseja. Kaifas tegi seda hästi. Nii võime ju hinnata tänase evangeeliumi põhjal. Rahvas oli tema jaoks kõige tähtsam. Loomulikult kuulus selle rahva hulka ka ta ise ja tema perekond ja kõik need, kes tema võimust sõltusid ja kasu said. Ülempreestriks olemine tähendas muuhulgas ka tohutuid rikkusi. Tempel oli omamoodi tolleaegne pangandussüsteem, seal käis suur äri ja raha vahetamine ja sealt võeti ka tublisti vahelt kasu. Jeesus nimetab seda süsteemi röövlikoopaks. Meil ei ole põhjust mõelda, et Kaifas ka oma tulusa äri ja sooja koha peale ei oleks mõelnud. Tema ja teda toetavate toonaste oligarhide jaoks oli rahulik olemine, võimukuulekas süsteemi jätkumine kõige parem. Siis nad said säilitada oma rikkuse, oma positsiooni, oma heaolu. Jeesus oli sellepärast nende jaoks väga ohtlik. Tundus, et tema ähvardab seda rahu. Tema ümber koondus suur rahva hulk ja ärevus jõudis koos Jeesusega linna. Pilistvere koguduse kunagine legendaarne õpetaja, tänaseks rahumaale jõudnud Vello Salum, ütleb, et Kaifase ja Kristuse vastandumise näol on meil tegemist militaristi ja prohveti vastandusega. Ta ütleb, prohvetid ja militaristid on vastandunud ja vastanduvad alati ja igal pool. Meie probleem kristlastena on poolte valimine. Valik, milleks see maailm meid ikka ja jälle sunnib. Valides militaristi poole oleme saanud Inglise kiriku allutamise Henrik VIII võimule, Ameerika Ühendriikide religioosse ajaloo, Vene kiriku allutamise tsaari võimule ja nõnda edasi. Tulemuseks on olnud verised revolutsioonid ja sõjad, meeletu võidurelvastumine, looduse reostamine, öko- ja majanduskatastroof. Prohvet aga igatseb õiglasema õigusriigi rajamist täieliku vägivallatu pühendumisega ning valmisolekuga oma enese elu ohverdamiseks tõe ja õigluse nimel. Paralleele taolisele vastandusele võiks leida veelgi. Poliitik ja prohvet, ärimees ja prohvet, ametnik ja prohvet. Või teisiti öeldes ka Exceli tabel ja pühakiri, karistusseadustik ja mäejutlus. Taolised vastandused on alati tinglikud. On suurepäraseid vaimuinimesi, luuletajaid, kirjanikke, kes põhiosas täidavad prohvetlikku ülesannet, aga on seejuures ka suurepärased poliitikud. On tublisid ristiinimesi, kes saavad väga hästi hakkama ka valitsejatena. Kuid pühakiri toob meile veel ühe tasandi sellesse vastandusse juurde. Nimelt Kaifas, mõeldes küll väga inimlikul, kainel poliitilisel moel, nagu tänapäeval tavatsetakse öelda, Exceli tabeli abil,
Muretses ta ennekõike rahu ja korra pärast ühiskonnas ja on siis selle lihtsa arvutustehte tulemusel valmiks tooma ühe ohvri. Ta sureb üks inimene selle asemel, et surra kõigil või hukkuda paljudel. Ja see edasi mõeldes väga inimlikult ometi kuulutab ta justkui prohvetlikult. Evangeelium ütleb, et ega ta ise selle kõige peale ei tulnudki, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas ta prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Kaifas oli Jumala tööriist, isegi kui ta mõtles nii inimlikul moel ja üldse mitte osates näha seda skeemi, mida Jumal nägi, kuidas Jeesuse läbi rahvas lunastatakse, kuulutas ta ometi ette seda, mis peab sündima. Siit saame ka teada, kuidas Johannese evangeeliumi autor mõistab Jeesuse surma. Jeesuse surma ja tema tähendust võib käsitleda väga mitmel erineval moel ja ka pühakirjas on mitu erinevat kirjeldust ja arusaama selle kohta. Johannes toob esile aga oma nägemuse nii nagu võimaliku poliitilise dilemma juures, kui sul on valida kaks võimalust, kas paljudele tahtmatult osaks saavad kannatused või ühe inimese vabatahtlik kannatus ja valu. Kumb valida? Kas leidub keegi, kes astuks välja kogu rahva eest? Mõtleme näiteks 1939. aasta peale, kui Eesti Vabariigi valitsus oli dilemma ees, kas minna kaasa ja sõlmida baaside leping Nõukogude Liiduga või astuda vastu ja riskida täiemahulise sõja paljude inimeste kannatuste ja surmadega. Mis oleks, kui seal kõrval oleks olnud veel üks alternatiiv, et keegi näiteks toonase valitsuse liikmetest oleks öelnud, aga võtke mind, ma annan oma elu ja säästke minu rahvast. Kas oleks leidunud kedagi, kes oleks selle sammu astunud? Võib-olla oleks, aga võib-olla oleks neid olnud nii palju, et oleks läinud suureks kaklemiseks, kellel on siis õigus see oma elu anda. Seda valikut ei olnud, aga umbes säärane on see valik, mida Johannese evangeelium asetab siis Kaifase ette ja mille keskmes on Jeesuse Kristuse ohvri surm. Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva ees, ütleb Johannes, vaid kõigi hajali elavate Jumala laste kokkukogumiseks. Ehk tema surma eesmärk oli Jumala rahva kogumine, nende kutsumine ja nende tagasitoomine Jumala juurde. Seda ei suutnud teha ei Kaifas ega toona aja poliitikad ega poliitikud ega see templisüsteem, pigem see peletas inimesi eemale, ajas neid hajali, ajas neid laiali. Variserid ka ei suutnud seda teha, sest nemad tegelesid liiga palju ehk iseendaga ja ise õigeks saamisega. Oli vaja kedagi, kes on valmis oma enese elu ohverdama, kes oleks valmis isetuks loobumiseks, et näidata, on küll võimalik ka teistsugune tee kui see, mida Kaifas ja variserid pakuvad. On võimalik vahetu ja täielik osadus Jumalaga. Juulis 1941 oli ühes Auschwitzi koonduslaagris plokis number 14 kaduma läinud üks kinnipeetav ja hirmutuseks teistele otsustasid koonduslaagri ülemad sellise karistusaktsiooni, et valida välja 10 kinnipeetavat ja näljutada nad surnuks.
10 välja valitust üks, saades teada, et tema on ka nüüd see, kes peab nälga surema, hakkas valju häälega nutma ja hüüdma: minu lapsed, minu naine. Siis astus välja üks poolakast katoliku munk, kes oli vangi pandud juutide varjamise ja abistamise eest. See munk ütles, et tema on valmis selle hirmul pereisa asemel surema. Ja nii nad nälgisid, üks neist siis vabatahtlikult, ja 14. augustil oli ta ühtedel andmetel viimane, kes veel elus oli, aga kuna konge oli teiste kinnipeetavate jaoks vaja, siis otsustati ta surmava süstiga hukata. Maximilian Kolbe on tema nimi ja need on täna kuulutatud katoliku kiriku pühakuks. Hiljem leiti too põgenenuks peetu üles, tema surnukeha oli ühes käivlas, kuhu ta oli ära uppunud. Ja nii olid justkui need 10, kes surid, surnud asjata. Ometi ei olnud see asjatu. Vähemalt see üks surm. Just eriliselt oma elu ohverdusega õpetas püha Maximilian Kolbe, et tõeline inimlikkus võib säilida isegi sellises koledas paigas, nagu seda oli natside surmalaager. Jah, ka see oli ohvrisurm. Ja see ohvrisurm näitas, kui palju headust võib olla alles, hoolimata sellest meeletust ebainimlikust kurjusest, mida inimestena ise oleme võimelised looma ja sünnitama. Tema surm muutis paljude kaasvangide olemise lootusrikkamaks, rõõmsamaks. Armastus on olemas. Tõesti on olemas meil midagi, millele toetuda, midagi, mis on suurem sellest kurjusest, sellest surmast, sellest vägivallast ja sellest hirmust, millega meid tahetakse üle külvata. See inimene näitas, et on olemas. Jeesus näitas oma elu, oma teega, oma kannatuse teega ja oma surmaga, kuidas on võimalik jõuda veel Jumala juurde. Hoolimata sellest korrumpeerunud, eneseimetlusele keskendunud religioossusest on siiski tee Jumala juurde avatud. See on siira Jumalale pühendumise tee, mis tema jaoks tähendas ohverduse teed, aga mida kõik tema järelkäijad on kutsutud käima. Pühendumise tee, igapäevaste väikeste ohvrite toomise tee. Jeesuse järgijate jaoks toona kui ka täna oli see otse kui otseühenduse loomine Jumalaga. Tema surm näitas, et elu, mille Jumal kingib, on võimalik. Need inimesed toona elasid väga raske vaenamise ja katsumuste keskel. See süsteem, mis oli Jeruusalemma templi ümber tekkinud, mille keskmes oli Kaifas oma ustavate, alluvate ja kuulekate käsutäitjatega, oli lihtsa inimese jaoks ebainimlik. Jeesus murdis sinna sisse, murdis selle katki. Nii nagu evangeeliumi kirjeldus Jeesuse surmahetkest räägib, templi vaib käriseb. See süsteem peab olema lahti murtud. Üks teine tee on Jumala juurde, pühendumise ja ohvri tee. Jeesuse kannatus
avas meie kõigi jaoks tee Jumala juurde. Jeesuse elu ja surm näitab, Jumala õnnistus on meile kõigile võimalik. Ja see hilisem sõnum Kristuse ülestõusmisest kõneleb maise ja taevase vahekorrast nõnda, et taevane alati võidab maise. Lootus alati võidab lootusetuse, julgus alati võidab hirmu ja armastus alati võidab vihkamise ja vägivalla. Aamen.